Eks võib ajada närvi küll, kui sulle öeldakse, et seda tohib teha, seda ei tohi teha ja siis tulevad mingid vaimsed inimesed, ütlevad, et neid asju sa teed valesti, et sa peaks nii tegema ja sa oled täiskasvanud inimene, mõtled, et ma ei tea, et parem olgu nii, nagu on ja kogu selle valu rõõmuga ja noh, ju siis peabki nii olema, kui sa nii arvad ja mina arvan. Aga muidu öeldakse, et need regulatsioonid, kus sa süvened, eks ju, pühakirjades, on lihtsalt loodusseadused, need on vabanemise seadused. Et kui väliselt paistab, et ma nagu ei tohi, seda tohin teha, eks ju, jaama on jaamad, asju, mida soovitatakse teha, mida ei tohi teha. Aga läbi selle regulatsiooni saad sa lihtsalt harmooniasse, paremasse tundesse iseenda suhtes ja Jumala ja looduse suhtes, teiste suhtes. Et noh, paistab küll etikett, moraal, eks ju, kultuur, et milleks, eks, vabadus, demokraatia, tee, mis pähe tuleb, eks ju. Isegi kui keegi kannatab, peast mul hea on. Noh, see on üks filosoofiline lähenemine, aga teine asi on see, et me oleme lahutamatu tervik ja osake sellest tervikust. Hetkel küll tingimustest sõltuv, aga hing sellest mateeriast tegelikult ei sõltu, see on nagu selline transcendentaalne kvantfüüsiline fakt. Et öeldakse, et teed ajupesu, jah, teemegi ajupesu, sest materiaalne maailm teeb oma ajupesu. Ma olen see rahvus, ma olen ilus, kole, noor, vana, rikas, vaene, kuulus, mittekuulus, tark, mittetark, eks ju, kogu aeg käib see kahesus, eks ju. See ongi ajupesu, aga meie ajupesu on see, eks ju, vaimsete inimestel, sa oled igavene hing, sa võid seda jumalikku materiaalset energiat ilusti ära kasutada, aga hingelistel omaga see püüdmatu tingimusteta armastuse väljal, eks ju. Et siis oled sina õnnelik, teised õnnelik, Jumal rahul, eks ju, ja hoolimata sellest, et mateeria jätkab oma triumfi nagunii on sünd ja surm ja halb ilm ja hea ilm. Et selles mõttes on, need on nagu head uudised. et igasugune praktika, igasugune tegevus eksisteerib mateerias vaimus nagunii. Sa võid ka välja lülitada ennast, eks, nagu kõva mees läheb ära koopas, ütleb, ma ei viitsi, eks. Nägemist, eks, ühiskonnas ja mõttetu kamma iha. Ta justkui loobub, aga keha funktsioonid ja mõistuse töö, eks ju, ta siis seal üritab palvetada, et on ideaalis kõikidele head ja seal energeetiliselt ja maa egregoori parandada, näiteks. Või sa jääd inimeste keskele ja õpid siis nagu siin nagu seda iseenda ja teiste tõeliste transcendentaalset ajupesu, eks ju, sest need piirangud, mida tohib, ei tohi teha, sillutavad tee tõelisele paardile. Tõeline paarti on see vaimne hingepaarti, ongi õndsus, tants, laul, igavik, hirmust vaba, kõigi ja kõige armastaja, eks ju. Sinna juhatavad need regulatsioonid. Aga alguses see paistab, eks ju, kui sa elad oma elu väike lallalla, eks ju, kõik see meedia, net, eks ju, kõik see Xbox, murumängud, eks ju, kõik see, et sa oled seal harjunud nagu paartit, et hing tahab ju paartit, eks ju, siis need regulatsioonid juhatavad sind igavasse tõelisse omakasupüüdmatusse, siis paartisooni, kus on tõeline pidu, kus sul ühtegi hirmu, raha jääb alles, pohmelli ei ole, kedagi ei ole solvanud lakkudes peaga, nii et see ei mäleta, ei ärka vale inimese kõrval hommikul ja nii edasi.